on mingi helimees kuskil, kes krutib ja kuulab ja ei pea tegelema kõigi muude asjadega samal ajal. Nii, aga ma ei tea, paneme saate käima. No nii, järgmine saade Veiko garaažist ja Veiko garaaži on täna tulnud meile külla Rainer Tugevus ja Rainer Tugevusel on ka artisti nimi Sudo Legato. Aga täna ma kutsusin Raineri sellepärast, et mina olen DJ-ndusest, olen nagu võõras, et Rainer on DJ, aga Rainer on ka lisaks sellele artist, nagu ma ütlesin, ja ta teeb elektroonilist muusikat. Aga võib-olla mingisugust muusikat veel, et ma kuulsin, et sa oled kitarri õppinud. Äkki sa tutvustad lühidalt, räägid, et kes sa siuke oled ja kuidas sa üldse muusika juurde sattusid? Kõigepealt tere Veiko, aitäh saatesse kutsumast ja nüüd siis enda tutvustus oleks siis see, et ega ma muusikasse sattusin kunagi tegelikult kunagi väiksena, seda aega ma enam väga ei mäleta, et sai kunagi siin 6-7 aastaselt korra nagu mingit klaverit õpitud, aga siis kunagi hiljem oli mõned aastad hiljem, 3.-4. klass vist, et tekkis tuhin nagu kitarri õppida ja et siin olid paar perekonna tuttavat, kes mängisid kitarri ja üks, kes veel väga, väga hästi nagu mängis ja laulis ja siis sealt tekkis selline huvi, et minna nagu kitarri õppima ja siis oligi, et esimese aasta sai kuskil Kullo huvikeskuses käidud ja siis järgmine aasta sai proovitud juba siis Nõmme muusikakooli või Nõmme muusikakool vist ikka kõige nimetus, et kus siis sai klassikalist kitarri õpitud 7 aastat ja pluss veel siis üks lisaaasta võetud. Ja selle ajakäigus oli ka palju nagu muusikat sai ikka väga palju kuulatud, et siis muusika nagu üleüldiselt ka ikka väga, väga meeldis ja meeldib siiani. Et esimene sellised mälestused ongi see, et mis nüüd tänapäeval võib-olla muutnud on, et ma mäletan kunagi oli siuke John Bon Jovi laul It's My Life ja see, kui see näiteks raadioeetris oli, see oli siis mingi 90-ndate lõpp, ma arvan, või 99, mille see laul tuli, võib-olla natuke varem ka, aga et siis oli see, et tahtis seda laulu kuulata, aga kuidagi saanud ja siis ma mäletan, et mul oli äge Sharpi siuke boomboxi raadio ja siis sai sellist asja tehtud, et ma panin kasseti lindistama mitmeks tunniks raadiosse, et see laul kätte saada ja siis lõpuks sain selle laulu kätte. Ja siis muudku keerasid, kassetid olid 90-minutilised ja 120-minutilised. 60-sed olid ka. Ja mul on isegi, ma olen mõelnud, et kunagi võiks mingit asja kasseti peale lindistada, sest mul on mingi 5-6 kasseti, mis on täitsa pakendis veel. Mul on 2 tükki, mis on täitsa pakendis, aga ma ei teagi, kuidas sinna mul vist mingit head lindistusmasinat ei ole. Siiski, ma ei tea, kas hiljuti nüüd on välja tulnud üks selline uus aparaat, mis teeb kassettidest MP3-sid. Avastasin ja ostsin ka endale, aga ma ei ole ühestki kassetist veel MP3 teinud. Aga see on lihtsalt vahepala, mul tuli meelde. Ja siis kuna meil on selline saade on nagu muusikast, helist, siis praegu ma kuulan niimoodi, olen kurb selle üle, et meil on uus laud, mida me varem ei ole kasutanud podcasti lauaks ja see kriuksub vahepeal. Niimoodi, et ma siis vabandan kõigi kuulajate ees, kui nad kuulevad suuri kriukse, aga teinekord on jällegi see, et see mikrofon võib-olla isegi ei võta seda kriuksu kinni, nii et vabandan kõigi ees ette. Aga lähme edasi, kuidas sa jõudsid siis elektroonilise muusikani? Eks ma sattusin arvutite peale ka ja mul oli lapsepõlves oli siin, ma arvan, 2000-ndate algus, 2002-2003 olid sõbrad, kes siis tegid ise muusikat FL Studioga. Ma mäletan seda ka nagu häguselt ja siis tol ajal juba nagu siuke elektrooniline muusika, mida olin kuulnud, nagu et see ikkagi väga meeldis ja sellega seoses siis oli juba mingi huvi olemas ja siis ma arvan, et sai
keskendutud nagu klassikalisele kitarrile ja siis nagu vaikselt sai proovitud ka mingisuguseid programme, aga noh, esimese korraga proovides oli see, et ega midagi seal väga aru ei saanud ja ta jäi sinna paika. Siis selle DJ-nduse peale läks asi niimoodi, et ma sattusin siin pärast gümnaasiumi lõpetamist sattusin baariabina Hollywoodi tööle ja siis seal juba hakkasin jälgima, kuidas keegi mängib DJ-dest ja hiljem läksin sellisesse kokteilibaari nagu Butterfly Lounge tööle ja siis seal oli juba võimalus see, et ma sain pärast tööd harjutada muusika mängimist, et asjad olid tihtemaks läinud nende aastatega, et seal juba piisas sellest, et kui sul on USB mälupulga peal lood, et siis sa saad lihtsalt ilusasti need sinna mängijasse nagu ühendada USB pulga kaudu ja siis saad juba harjutada, et sul ei ole vaja võib-olla teha midagi sellist nagu, et siin kas siis CD-plaate osta või vinüüle siin koguda või üldse mingit tutvusi omada, et kuskilt muusikat saada. Ja kunagi nõukaajal, mina olin siis väike või ei olnud üldse võib-olla veel olemas, et siis räägiti mingisugustest vinüülplaatidega sahkerdamisest ja nende kuskilt smuugeldamisest Eestisse ja siis aga kus see DJ on ju, see disc jockey on, eks ju see sõna, et millal üldse esimesed DJ-d tekkisid, et kas nad olidki siis diskidega seotud või? Ta on ikkagi minu arust, kui ma õigesti mäletan, siis disc jockey ei ole nagu kunagi ammu, ma arvan, siis 20-ndad, 30-ndad, et disc jockey't minu arust alguses ikkagi peeti inimeseks, kes siis raadiosaatejuht oli ja siis juhatas neid laule sisse ja vahetas lugusid nagu. Et minu arust oli see kuidagi sellega seotud. Okei, et siis ühesõnaga ikkagi nagu sõna ütleb või see termin ütleb, et plaadi keerutaja on. Aga siis on plaadiga seotud, ehk siis läheb siis mingite plaatide ja salvestamise aegadesse välja, et kus need esimesed plaadid ilmselt olid. Ja siis selline klubikultuuri jõudis siis oluliselt hiljem, eks ju? Oluliselt hiljem, jah. Sest et vahepeal oli sõda vahel ja mis kõik ja see ju nõuab ka vastavat helitehnikat. Jah. Helitehnikat, jah, sellega mul tuleb meelde, et ka selle sõja käigus, kui ma ei eksi, et on ka seda muusikas nagu arendust olnud, et seda minu arust muusikat, kas ei ole ka kuidagi üritatud nii-öelda siis kasutada kui relvana ja sealt on ka mingisuguseid syntesaatoreid ja asju vist ka kuidagi mingit pidi tekkinud. Sest jah, et esimeste nagu selliste elektrooniliste helidega või ütleme elektroonilistest helidest muusika tegemisega ma jällegi ei tea, kuidas see täpselt oli, aga ma olen näinud hiljuti mingisuguseid videosid, kus siis ma arvan, et see võis olla 60-ndate teises pooles äkki 70-ndate alguses, kus siis mingisugused tüübid mingite modulaatoritega või üritasid nagu mingi kruttida ja siis panna muusikat nagu mingisuguses rütmis või neid erinevaid helisid vormistada mingisuguseks nagu lauluks. Aga nüüd me läksime elektroonikilise muusikurde, tegelikult ma tahtsin DJ-indusest veel siiski rääkida. Et kunagi oligi, eks ju see, et inimene pidi DJ siis pidi, ütleme, et kui me nüüd räägime mingi klubi aegadest, et siis pidi mingi suure plaadi kohvriga ringi hängima, eks ju. Ja siis olidki ilmselt 2 plaadimängijat ja siis, et ühesõnaga, tänapäeval me näeme mingid palju nuppe on seal, on ju, värvilised, siis on mingid asjad seal keerlevad ja siis DJ-l on kogu aeg mingi kõrvaklapp on peas ja siis ta midagi teeb seal. Mis seal laua peal üldse on? Seal laua peal on siis, ütleme, tavaliselt oleneb artistist või et ikkagi 2 mängijat, et siis lugusid vahetada. Ja siis on mikserpult ka, et see on siis sellega seoses, kui sa paneksid näiteks 2 lugu mängima, siis ühel lool
keerad bassi maha näiteks ja teise loo bass saab siis nagu samal ajal mängida. Et kui sa teed näiteks lugude vahetust, et kui mõlemad bassid nagu töötavad, siis ta hakkab natukene liiga palju müra tekitama või ütleme, et siis jah, sagedusel läheb natuke kõrgeks, et see tekib natukene, võib krabinat tekkida ja ütleme kõlaritele ei pruugi see hea olla, kui liiga palju sükest võimsust tuleb. Aga siis ma saan aru, et nendel vanadel aegadel kõigepealt käisid inimesed ringi suurte vinüülplaadi kohvritega, siis edasi kas kassettidelt ka mängiti, lintmakid olid ka olemas ju. Kas nendega saab ka kuidagi midagi teha või? Ma arvan, et esimesed asjad võisid olla isegi siuke lindi need asjad ka, jah. Et kui ma nüüd mõtlen siin, ma olen mingi YouTube'is mingisuguseid videoid näinud siin varasemates aegades, kus siis DJ nagu nendega mängis. Ja see on selline, ma arvan, et DJ-ndusest, kui niimoodi rääkida, et siin on nagu mitu erinevat valdkonda, et seda on nagu keeruline nagu ühel nagu võtta, et on neid, kes mängivad lihtsalt muusikat, on neid, kes teevad nagu oma siukseid sounde ja värke ja siis on ka neid, kes siis tõesti nagu miksivad ja niimoodi, et sa ei pruugigi laulust aru saada, et mis lauluga täpselt tegemist on ja tehakse siukseid väga siukseid scratchimisi ja värke nagu näiteks vinüülplaatidega on, et oleks siis selline, ma ei tea, räpimuusikas siis mingi taust näiteks, et on need MC battle'id ja värgid, et on sellised asjad, et see kõik on nagu ka suuresti varieeruv ja see on, jah, oleneb sellest sihtgrupist. Ja siis on ju, et kui see miksimine käib, eks ju, ma saan aru, et see mikserpult on seal ja siis on ka kuidagi need kiirused on olulised, et need lood nagu omavahel klappima saada, nagu rütmi mõttes. Just nii, et house-muusika puhul ongi näiteks, et suuresti see tempo erinevus ei ole väga, väga suur, et see võib siin olla 120 lööki minutis või 130 lööki minutis või oleneb ka jälle žanrist, mis see alamžanr on. Et siis nende esimeste mingi hetk tulidki mängijad, millel said siis reguleerida seda kiirust ka ja ma mäletan siin mõni aeg 10 aastat tagasi või et nägin ühte tuttavat, kes tuli just klubist muusikat mängimast ja siis rääkiski, et oi, et väga raske oli mängida, et tal olid mingid pioneeri, ma ei mäleta, kas mingid esimesed siuksed ikka väga vanad mängijad, et need mängijad ei hoidnud kiirust, et kui sa hakkasid nagu ühte lugu teisele minema, siis nagu pididki seal käega veel natukene, ütleme siis sellele hoogu juurde lükkama või maha võtma, et asi püsiks nagu rütmis, jah. Et tänapäeval on see ikkagi suuresti lihtne, et sul on lihtsalt põhimõtteliselt synk nupp, mis siis sünkroniseerib ära, kui on nagu laul õigesti nagu analüüsitud, mida teeb ka selles suhtes programm, et ta on ikkagi, kuidas öeldagi, kindla rütmiga. See asi on ka siis, kas ta on läinud keerulisemaks või on läinud see lihtsamaks? Sest ma mõtlen, et nagu tehnika mõttes ju siis vanasti, ütleme, hea küll selle plaadimängija kiirust sai ka reguleerida, eks ju, aga tavaliselt, aga see ei olnud vist nagu selline sujuv reguleerimine, et tal olid mingisugused kindlaks määratud kiirused või siis kuidagi nii, aga et elektrooniliselt on võimalik seda teha kõike nagu täiesti lõpmatus skaalas, eks ju. Selles lõpmatus, aga ikkagi hästi suures skaalas ja hästi sujuvalt. Ja ma mõtlen, et selles suhtes, et see on vanasti oli selles suhtes ikkagi keerulisem, et sul ei olnud nagu see oli nagu üks asi, mille pärast sul kõrvaklappe oli ka vaja. Et kui sa hakkad teist lugu mängima, et siis sa ennem paned selle nii-öelda tempo paika, et sa kõrvaklapist saadki mikserpuldist panna, kuulata seda teist laulu, aga ütleme siis, et põhikõlaritesse siis mitte veel seda lasta ja siis teha kindlaks, et tempo nii-öelda
kattuks. Ja kõrvaklappe on ka sellepärast vaja, et kui sa ikkagi melu sees oled, et tihtipeale sul võib olla ka seal suur monitor kõrval, see on siiski mõeldudki DJ-le, et ta kuuleks seda muusikat nagu ka suurest kõlarist, aga rahva möll ja müra, et siis on nagu raske eristada võib-olla mingeid pisiefekte. Ja siis on need inimesed, kes tulevad, peremees, kuule, tule, ma ei tea, pane mingit seda lugu. Ja neid on ka kunagi olnud ikka, et mulle kõige rohkem on meeldinud need hetked, kui tullakse küsima soovilugu ja siis ma mõtlen, et hetkel ei saa, et see nagu lugu sobib, aga et natuke liiga vara veel. Ja siis käiakse mitu korda küsimas ja siis mingi hetk tullakse küsima ja siis mõtlen, et öeldakse, et mängi palun seda lugu, siis mõtlen, et kuula, see lugu mängib. Oi, jah, mängib jah. Okei. Aga kui palju on kõige rohkem raha pakutud? Et öeldakse, et kuule, pole nüüd nagu, ma ei tea, mul on lemmik lugu. Ma mõtlen, ma ei ole väga raha niimoodi mõtnud. Ei ole, jah, see annab sihukese, oleneb seltskonnast ja oleneb, kus sa mängid, eks ole. Et kui sa mängid pulmades ja pulma DJ oled, et siis sa pead olema väga suure ampluaaga. Et selles ei ole midagi, ma arvan, imelikku, et seal ongi väga erinevad inimesed koos, erinevatest vanustest ja et kõigil tore oleks, siis peadki pakkuma kõigile midagi. Aga ütleme, et kui sa oled kuskil ikkagi kas siis baaris või klubis, siis see asi võib ikkagi mõne inimese ära hirmutada, et kui sa siin mingist mahedat muusikat mängid ja siis keegi tuleb, et pane Rammsteini. Et see tõmbab rahva käima, usu mind. Aga on ka neid hetki, kus klubides see Rammstein tõesti tõmbabki rahva käima. Aga see ongi see, kuidas sul see... Aga ikkagi on see, et DJ on see nii-öelda kuraator, tema otsustab, eks ju, ja seal, või ütleme niimoodi, et kas alguses on keegi tellib, on ju, kes tellib, see maksab muusika, või kuidas see, kes maksab, see tellib muusika niimoodi, ja et siis kas eelnevalt nagu lepitakse kokku ka, et umbes, et meil on nagu, ma ei tea, teema on selline, on ju, et nüüd umbes mingid sellised lood, või siis on see, et või väga ei öeldagi, et tule mängi midagi, mis iganes. Ma arvan, et ikkagi stiilid on erinevate kohtadega ikkagi suhteliselt kokku lepitud. Et mõnikord on ka, oleneb kohtadest, et on kohtasid, kus on sihukest teissugust žanrit, on kohtasid, mis on nagu kindlama žanriga, on erinevad teemaõhtusid, et siin. Aga sinul nagu selles mõttes, sa mängid nagu kõiksugu muusikat, seinast seina, või sul on mingid asjad, ütled, et ei, seda mina ei mängi. Kahjuks on nii, jah. Et ma ütleks, et... Mis on no-go? Ütleme, et sihukest retrovärki ma ei mängi ja hip-hopist olen ka natuke kaugel. Et see muusika otsimine on väga suur töö. Et maailmas on väga palju head muusikat ja nüüd võib-olla seda muusikat on palju lihtsam teha, et seda tuleb palju rohkem juurde, aga siis see nõuabki väga palju nagu tööd. Et erinevates žanrites nagu tugev olla, siis ma lihtsalt esiteks väga ei jaksa. Ja teiseks on see, et see selline house-muusika mulle nagu kõige rohkem meeldib, et kõige rohkem on nagu seda sümpaatsust seal olnud. Et eks ta on ka nagu varieeruv väga, aga... No meil on siin, mul on selline müts on, et The Oldest DJ Tom Lilienthal 54, Marat tegi mütsi. Siin on tema autogramm ka. Et siis tema vist, täpselt ei tea, aga kas tema on vist mänginud terve oma elu ongi DJ olnud. Et siis inimesed, kes peol käivad, nad mõtlevadki, et see DJ olek on see, et umbes ta läheb sinna pulti ja siis ta siis mängib seda mingit muusikat ja see ongi kogu see töö. Aga sa ütlesid just, et see valimine ka, et see on ikkagi, sa pead, ma ei tea, palju see aega võtab kõik, et kui sa ikka pead nagu hingega asja juures olema, on ju? Jah, mina ikka üritan hingega asja juures olla, sellepärast, et need laulud ja üleminekud ja et midagi uut luua võib-olla niisugust üleminekut, mitte võib-olla nii standardset teha, et siis sa pead neid laule teadma. Ja see on nagu eriti äge, kui sulle need laulud endale meeldivad. Et kui sa nagu suurele ampluaale mängid ja poplugusid väga mängid, et rahvale läheb peale, aga kui palju sa ise seda naudid.
aga kui sa ise ka naudid seda, siis see on nagu äge, aga et noh, inimesed on selles suhtes erinevad. Et üks DJ, vabandust, et ma räägin teistest DJ-dest, ära nüüd pahaseks saa mu peale. Ei saa. Et Rhythm Doctor, kes minu arvates mängib hästi, või tema kuidagi, kas mingisugused üleminekud või tema mingisugused setid on nagu kuidagi, mina saan kohe, no ütleme mingi 80% kindlusega saan öelda, et see on Rhythm Doctor. Et see on nagu midagi nagu tehakse nagu teistmoodi kuidagi, aga mis see on, sest et samal ajal on see, et need lood, osad lood on nagu, kas sa oled neid kuulnud, ja kuidagi, et mina ei tea, kas see on nagu lugude järjestus või siis on see mingisugune tempo valik või mingi asi, mis läheb nagu kuidagi, no kuidagi on nagu äratuntav. Jaa. Et see ongi selline käekiri tekib selle aja käigus, et ma arvan, et Tom Lillenthal kunagi rääkis, et kui ma alustasin, siis temaga lounge'is seal kunagi mängis, et siis tema andiski mulle mingisugused nõuandeid ja rääkis, et ütleme, et 5 aastat on see aeg, kus sa saad nagu mingi muusika aluspõhja nagu kollektsiooni näol nagu kokku. Ja siuksed käekirjad on täitsa olemas, et kui sa nagu väga süvenenud oled, siis tõesti tegelikult ütleb ära, et kaugelt, et kes võib mängida, kui sa nagu tihedalt nagu kuulad. Et ma tean siin teistest DJ-dest, ma mäletan kunagi ammu, nüüd ma pole sattunud peole, aga olid Critical ja Paul Oja, kes tegid selliseid väga ägedaid üritusi ja ma mäletan, et neil mingi hetk jah, et mida rõõmsavaks läks meil, seda kiiremaks läksid üleminekud, et nad tegid seda ikka väga ägedalt, et sul oli siin 30 sekundit ja siis oli juba järgmine laul ja seda nagu niimoodi, et aru nagu ei saanud. Ja et siis ma mäletangi, et mõni võib-olla ütles nagu, et oi, liiga kiiresti need laulu muutuvad, et hea laul on, aga ma ei jõudnud nautida veel. Ja see on ma olen üks kord niimoodi mingisugusel segastel asjaoludel oli mingi pidu kuskil ja siis seal oli kuidagi niimoodi, et DJ-d ei olnud, aga siis olid mõned inimesed, kes olid nagu hobi korras kuidagi DJ-d, aga siis nagu vahetati need inimesed, nüüd ja siis mine, ma ei tea, sina umbes pulti. Ja siis oli, mind lükati kuidagi pulti sinna ja kusjuures ma ei saanud täst aparatuurist üldse mitte midagi aru, et mis ma seal nagu, kuidas, mis nupud käivad, ma ei tea. Ja siis alguses ma üritasin ka kuidagi neid niimoodi, et vahetada nagu sujuvalt. Ja siis, kui sa ikka üldse ei ole seda teinud, see läheb ikka täiesti nagu pekki. Et no ei ole võimalik. Ja siis ma hakkasin tegema lihtsalt niimoodi, et ma tõmbasin lihtsalt selle heebli maha. Üks lugu lõppes ära, lükkasin teise peale. Ei olnudki nagu mingisugust sellist asja. Aga siis kuidagi, et see mida ma nagu tajusin, on see, et ma mõtlesin, et nüüd ma siin nagu pean valima seda muusikat, eks ju, siis on see, tekib selline väike mingi surve tekib ka ja siis nagu ise kuulad seda lugu ja siis tundub, et see lugu on nagu jumala kaua käinud juba. Aga siis, ma ei tea, kuidagi saalist sain jälle tagasi, et miks sa nüüd ära panid selle loo, et nagu loll oled. Ühesõnaga, ma ei tea, ta tuli selline, et see taju on nagu kuidagi erinev, et kui sa oled, kuulad seda muusikat saalist või siis see ajataju on täitsa õige tähelepanek, et see mõnikord võib nii olla, jah, et ma olen isegi mängides seda tähele pannud, mõnikord on see, et mängid lugu ja vaatad, et see ei lõppe ära, aga kuidagi saalis on ka nagu vaikne või et siis nagu ei hakka kiirustama ka, aga et tuleb rahvast rohkem juurde, et siis mingite lauludega nagu et neid vahetusi üleminekuid kiiremini ja see on täitsa tõsi teema. Mõnikord on ka see, et minul on olnud, et mängid lugu ja siis hakkab loo lõpp hakkab tulema ja siis mõtled, mis see uus lugu on. Ma ei tea. Hakkad mõtlema, et see on hea lugu, aga mis see nimi oli? Nimi on meelest ära läinud. Kuskil peas käib nagu tõng. Peas käib, jah. Et kõik need sellised asjad ja on selle sotsiaalse survega veel, et kas seal on, kui sa oled kogenud DJ-ni, siis sa tead, et see pidu umbes algab, ma ei tea, mingi see kell ja kas ta lõpeb see kell ja siis tal on mingi oma kulgemine selline, et siis kuskil on see peo tipp nii-öelda, kus kõik nagu möllavad, aga kas ei ole vahepeal niimoodi, et sa nagu vaatad enne, siis vaatad, paned mingi järgmise loo, siis inimesed lähevad ära näiteks.
ja siis mõtled, et kurat, et ma panin mingi vale loo nüüd, et nagu, et see tagasiside nagu kuidagi, et mis see publiku tagasiside, et kui palju see mõjutab. Või siis on see, et paned nagu oma plaani järgi, on ju, siis tead, et see on nagu see ongi praegu siuke hetk, on ju, ja siis, aga ma lähen järgmisega, lähen edasi, on ju, ja siis nagu on peotervik nii-öelda sinu peas või plaan. Jaa, selliseid asju on ikka juhtunud ja ikka juhtub, et mäletan kunagi on krutitud seda pinget üles ja on rahval väga lõbus olnud ja siis paned ühe loo, mis on ka siuke karmimapoolsem ja siis on siuke tunne, nagu oleks visatud siuke see õhupall, mis on vett täis, et plärts keset tantsupõrandat ja siis rahvas valgub laiali. Ja siis peab kiiresti hakkama parandama seda viga kuidagi. Just, aga ma mäletan ka kunagi kommentaare teiste DJ-de kohta, et on olnud selliseid positiivseid kommentaare, et mängib nii häid lugusid, ma ei saa jooki isegi võtma minna, et see nagu, et kogu aeg on siuke rütm sees ja et siuksed head loovalikud. Aga no see on ka, ma arvan, et siin muutunud, sest ma arvan, et muusika on palju kättesaadavamaks muutunud. No ongi, Spotify või YouTube on igal ühel olemas, eks ju, siis seal on, ma ei tea, kõik muusika olemas. Kõiki võib-olla ei ole, aga ikkagi on hästi palju mingit iga tuju jaoks. Ma ei tea, palju Spotify's on lugusid huvitab, ei tea. Ma arvan, et neid on ikka väga palju ja neid tuleb kogu aeg juurde. Mis mind on häirinud mõnikord, et miks on mõnikord hea ikkagi soetada endale lugusid, on see, et mõnikord mõned lood kaovad ära natukeseks ajaks. Et see on nüüd siis, kui ma isegi täpselt ei tea, aga ütleme siis muusika leibelite mingi, kuidas see ongi, selline ka maksustamise teema või siuke muusika jagamine, et see on ka ju ikkagi äriliselt kuidagi nagu ära jaotatud, et kes saab jagada muusikat, millal litsents lõpeb, et mis muusikat sa saad ikkagi siin Euroopas kuulata või ma ei tea, kas nüüd on riikides, et tihtipeale on ka neid selliseid asju või et olen kunagi proovinud mõnda lugu osta, siis on see, et Eestis ei ole kättesaadav. No, võt see oligi mul tegelikult järgmine küsimus, et kuidas see litsenseerimine ja mida sa üldse tohid mängida, mida sa ei tohi mängida ja kuidas sa ma ei tea, kellele sa pead tõestama seda ja ega igas kohas ei ole ju, igas, ma ei tea, klubis ei ole mingisugust kõrvaga inimest, kes märgib kõik lood üles ja mitu korda need on mängitud või kuidas see maailm käib, et ma lihtsalt praegu mõtlesin, et ma tahaksin näiteks, et siin on see üks Daft Punki lugu, Giorgio by Moroder, ma ei tea, kas sa tead seda. Giorgio Moroder, siis selline mees on ju, et siis ta siin räägib selle loo alguses, räägibki oma seda juttu, kuidas ta siis mõtlesin, et ma tahaks seda nagu lasta natuke eetrisse, kas või siit samast nagu arvutist on ju. Kas ma tohin üldse, et mis siis saab nagu, et samas mul on nagu mingi selline, meil on siin niisama mingi Veiko Garaaži podcast, et ja kuidas see siis nendes klubides käib üldse, et see on täiesti tundmatu maailm ka minu jaoks. See on nüüd, ma arvan, et see on riigiti võib-olla erinev, aga Eestis on siis Eesti Autorite Ühing ja siis on Fonogrammi liit, kui ma ei eksi, ja siis mingitel nükestel lokaalidel, klubidel on siis mingisugune leping ikkagi sõlmitud. Ühesõnaga, leping on sõlmitud nii-öelda sellel kohal, kus seda muusikat mängitakse, aga see, et kui sina võtad kaasa, ma ei tea, mälupulgaga või kuidas iganes, kassetiga endale selle muusika ja mängid, siis sina nagu midagi ei pea maksma või sa ei pea midagi tõestama. See oleneb lepingust, mis on. Okay. Et selles suhtes, et mingid väiksemad kohad on ikkagi, saavad ikkagi kohtade arvu järgi, vaadatakse, et kui palju kohti on ja siis selle järgi tehakse mingi arvutus. Et muusika on ju ka väljaspool mängimisaega selles suhtes. Et kui sul on mingid restoranid ja kohvikud, kus mingi muusika on, et siis ikkagi vaadatakse, hoitakse sellel silma peal ja keegi võib isegi kuskil luuramas käia, et neid on olnud, ma pole ise väga hästi kursis olnud, aga ikkagi nendele hoitakse silma peal selles suhtes. Aga no praegu on see, eks ju, siin on, vaatan, et see lugu, Daft Punki lugu on 9 minutit 4 sekundit. Kui ma nüüd mängin sellest, ma ei tea, mingi 30 sekundit siia, et kas siis tuleb mingi Google ja paneb mu kinni või küsib mu käest raha või mis ei tea. Ei tea, ma jään täitsa vastus olgu. Ma jään täitsa vastus 5 sekundit. Vaatan, 5 sekundit.
saab kuulata, või natuke rohkem, vaatame, kuidas on. Compose music. At that time in Germany in 69-70 they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. Ühesõnaga, ma ei julge seda rohkem lasta, ma liigelesin liiga palju praegu. Aga see on jube lahe, kuidas ta räägib seda oma lugu. Ja siis ütleb, et ja siis ma mõtlesin välja selle, et ma panen see mingi modulari peal, ma ei tea, panen mingi kliki sinna. Ja siis ma leiutasin uut tüüpi muusika, ütleb George Moroder. Aga okei, selleks. Kõik saavad kuulata. Random Access Memories on selle plaadi nimi, Daft Punk, Giorgio by Moroder 3. lugu. Aga nii, vabandust. Sellega seoses mul tuli meelde, et kunagi oli minu arust, ma seda saatet ei tea, aga Ameerikas oli vist mingi telesaade, kus oli siis see Big Live Band, aga neil oli vist, ei olnud nagu see rahastus nii hea ja siis nad pidid mingisuguseid intro lugusid mängima, nagu et rahvast sisse juhatada või saatejuhti ja saatekülalisi ja siis nad ei tohtinud ühtegi nagu tuntavat meloodiat mängida. Jah. Sellepärast, et kohe tuleb selle eest mingi nõue. Ja et see asi on ka niimoodi reguleeritud, et tänapäeval ma arvan, hästi palju teeb seda siuke automatiseeritud analüüs. Et see asi kindlasti, me peame pärast välja lõikama võib-olla, sest et see on kindlasti asi, mille arvuti ära tunneb. No võib-olla, et ma ei tea. See ütleb, et teil on seal mingi lõik, et mingi bla bla. Ja see oleneb kõigest, et YouTube'is vist on täitsa see minu jaoks nagu tume maa, et on mingisuguseid videod, kus sa vist võib-olla isegi saad kasutada, aga siis sa ei saa nii-öelda monetiseerida seda videot. Et, ja siis on ka mingisugused helipangad, eks ole, kus sa saad siis mingit muusikat kasutada, mis on siis nagu millel ostad mingi litsentsi või nagu ostad selle loo, et siis see on nagu sul saad... Samas vaata, praegu on Instagramis on see, saad neid mingi muusikajuppe panna, et seal on minu arust 30 sekundit on see. Ja. Siis mõtlen, et kas Instagram on maksnud kõigile neile artistidele või huvitav, kuidas see käib, või siis on see, et ongi, et mingi seaduse järgi umbes 30 sekundit on okei, aga rohkem ei ole. Võta kinni. Ma olen jälginud seda Instagrami värki, et seal on hästi palju selliseid mingisuguseid väga poppe just nagu Instagrami selliseid taustalugusid, mingid motivatsioonivideotel, et ära anna alla ja nii edasi. siis ma tihti vaatan, et mis see lugu seal on ja siis tegelikult hästi tihti on nagu mingi äratuntud lugu, tuntav lugu, mis on, aga all on siis, et original audio. Et ma ei tea ka, kuidas sellega seal on, et võib-olla on leitud ka selline nišš praegust, aga eks see tulevikus ma arvan, et see võib muutuda. Ma ei tea, katsetame, vaatame, mis selle looga saab. Ma ikka jätan sisse, sest see on kuidagi väga tore asi. Aga veel, kui nüüd rääkida, minna klubisse tagasi ja siis ja rääkida sellest kogu sellest DJ, võtame sellest tehnikast, et siis kui mingisugune suur klubi, et ma just mõtlen, et kui palju seal mingit helivõimsust on näiteks? Kas üldse oskad nüüd öelda? Või... Ei oska. Lihtsalt palju on. Palju on jah, ikka, mida rohkem seda parem. Aga kas sa ütleme, kui sa lähed kuhugi mängima, kas sul on mingi oma tehnikaga kaasas või on alati mingis kohas on see, et küsid, et mis masinad teil on, et meil on siin Pioneer, see, ma ei tea, TX, Samsung, midagi ja siis seda ma tean ja siis lähed või siis on see, et sa lähed varem kohale, sa pead midagi harjutama veel, et vaatad, et kuidas need nupud kõik käivad või see loogika on kõik umbes sarnane, nagu võtad ühe jalgratta või teise jalgratta, sõidavad samamoodi. Suuresti on sarnane ja nüüd on nagu ikkagi, ma arvan, lihtsamaks läinud jällegi, et kui vanasti olid nagu võib-olla mingid vanad mängijad, mis ei ühildunud arvutiga, et siis mul oli eraldi enda mingi kontroller ja helikaart, et millega siis kasutasin ainult mikserit, et siis neid heebleid kasutavad muusikat maha ja peale panna, aga siis välise sükse MIDI-kontrolleriga siis sai siis lugusid käima pandud. Et arvutist jooksis siis läbi helikaardi siis 2 kanalisse siis erinev heli, nagu et ühte kanalisse üks ja teise kanalisse teine, et siis niimoodi. Okei.
Jaa, aga nüüd, kui Giorgio Moroder natuke juhatas sisse, sa ise rääkisid ka, et nii-öelda mingisugustest helidest, et ma enne saadet natuke mõtlesin helide peale ja sul on endal ka sudo legato, jah. Et sul on ka sellised täitsa siuksed imelikud lood. On küll imelikud, jah. Et see on nagu, ma saan aru, et see on inspireeritud kuidagi mingisugust arvutimaailmast natukene vist, või see kõlapilt vähemalt, et siis kui ma esimest korda kuulsin, siis ma kuulsin vist varem, eks ju, aga siis on see, et ma nagu sellisel reaalsel sündmusel, kui sa mängisid siis selle Cyber Battle'i taustaks, eks ju, seda muusikat, ega see on nagu, siis ma mõtlen, et see on nagu selline, kuidas on see nagu mingi Nemo turniiril on ka mingi taustamuusika, on ju. Ja mingites kohtades on mingi selline taustamuusika, mis loob mingit sellist õhkkonda. Ja ta ei olegi, et ega nagu selle järgi keegi ei pea tantsima hakkama ja nagu püsti kargama, eks. Aga et see on nagu selline huvitav valdkond, et ma praegu vaatan sellist seriaali nagu Reetur, mis on küll tükk aega tagasi tuli välja. Ja siis ma vaatasin, et Mikk Pedaja on teinud siis selle Reeturi nagu need helid ja need on täiesti nagu super, ma ei tea, mul nagu tohutult meeldib see, kuidas ta on, kuidas kui hästi see läheb kokku selle filmi, kuidagi selle pinge ja kõige selle olukorraga. Ja siis ongi, et ta on justkui nagu muusika, aga tegelikult kohati on need ainult mingisugused helid, mis lihtsalt on nagu mingisugune pinge nagu tõuseb, eks ju, ja tegelikult seal mingit meloodiat taga ei olegi. Et see on nagu huvitav valdkond, et ma isegi ei tea, mis ma küsida tahan, aga kuidagi see on selline, sul on kindlasti häid mõtteid sellel teemal, sest sa oled väga palju sellega tegelenud. Ma olen vaikselt tegelenud jah sellega, et see Sudo Legato värk sai alguse tegelikult siin ikkagi aastaid tagasi, kui ma need esimese albumi lood siis välismaal sai ka Cyber Battle'i võistlusel nagu koha peal hakatud muusikat tegema. Aga sa tegidki siis seal koha peal? Ma tegin seal koha peal ära. Et sul nagu see inspiratsioon tuli ka siis sealt, sellest samast konkreetsest nagu sündmusest? Jaa, see üritus oli seal, ma arvan, 2-3 päeva vist või. Täpselt ei mäleta, aga siis ma iga päev sain paar lugu valmis nagu. Ja ma tegingi selliselt, et ta oleks nagu siuke, saaks olla nagu korduv ja lihtsalt, et oleks mingi taustavärk ja siis sealt sai see tegelikult väga siukest sooja vastuvõttu ja siis sealt olengi nagu seda asja natukene nagu edasi arendanud. Et ta ongi selline väga nišikas, ta on nagu keeruline, et ta ei ole see, et ma saaks öelda, et kuule, et paneme nüüd peale Abbat, paneme nüüd seda lugu, et ei, et ta ei sobi, aga ta sobib nagu hästi tõesti sellisele võib-olla tehnilisemale asjale seoses, et kui tegeleb millegi tehnilisemaga või ole kuidagi loob teistmoodi atmosfääri. Igaks juhuks kuulajatele ütlen, et Cyber Battle on selline sündmus, kus siis noored nii-öelda häkkerid istuvad arvutite taga, lahendavad mingisuguseid ülesandeid ja siis see kõik toimub suures saalis ja saalis on vaja hoida nii-öelda pinget, sest tegelikult, et muidu et sinna luuakse ümber nagu sellist natuke nagu draamat ja muusika on üks osa sellest, sest et vastasid juhul oleks niimoodi, et mingid inimesed lihtsalt istuvad arvutite taga ja klõbistavad, kui ütleme, võtta kõik see nagu stseenid ära sealt ümbert, et siis on lihtsalt mingid, nad võivad ükskõik keldris ka istuda, et vahet pole, et lihtsalt selgituseks, et mis asi see on, siuke suur, tume, tavaliselt on pime ruum, mis on valgustatud ja siis kuskil on siuke mingi selline huvitav muusika. See on jah, et kui seal on nagu ka pealtvaatajad, kes seda sellist võistlust vaatavad, et kus siis on nagu sellised siis loodud siis niisugune keskkond, mida siis tõesti saab nii-öelda häkkida, niisugused arvutivõrgud, et siis niisuguses suures saalis, kus oleks ainult vaikus, et siis oleks natukene võib-olla natukene teistsugune atmosfäär, et piinlik, et kellega, ma ei tea, kellel tuleb krooks või kõht hakkab korisema. No ma arvan, et osalejatel oleks lihtne selles osas, et kõikidel kõrvaklapid peas ja kuulaksid muusikat või ma arvan, et mõnel võib-olla on ka, aga tihtipeale seal meeskonnatööna siis peavad omavahel suhtlema ka.
jah, aga ja siis üks asi, mis mulle tuli veel meelde seoses elektroonilise muusika ja tänapäevaga on helilooja nimega Hans Zimmer ja tema on teinud, või seda on hästi palju kuskil, kogu aeg räägitakse, et kui sa BMW elektriautoga sõidad, et siis Hans Zimmer on teinud BMW-sse need erinevad helid nagu, et siis on mingisugused elektroonilised siuksed helid, et sul osad on nagu, ma ei tea, sõidaks nagu keegi ei tea, kosmoselaevaga ilmselt sõitmine on väga siukene lärmakas tegevus tegelikult, aga siis see on tehtud nagu sellised nagu Star Warsi hääled ja mingid igasugused veidrad sellised elektroonilised kunstlikud hääled, aga samal ajal nad loovad mingisugust erinevat meeleolu. Jah, selles suhtes ega seda heliloomingut on ikkagi väga palju, et kui vaadata filme, et ka siis varasemates aegadest on filmides väga palju selliseid heliefekte, et mul tuleb meelde selline film nagu Borni identiteet. Ma kunagi vaatasin seda directors kommentaari versiooni sellest ja siis või igastahes seal räägiti sellest stseenist, kus see Mini Cooper rallis ringi ja siis räägiti täpsemalt, kuidas seda häält tehti, et ma ei mäleta, mul ei ole täpselt meeles, kas see ei olnud mingi mopeed tegelikult, mille häält niimoodi krutiti, et saadi selline, mingi element oli veel juures, millega siis tehti seda auto häält, aga filmi vaadates tegelikult ei saanud aru, et väga, väga äge oli. Ja mis siin veel on? No üks asi, mis on elektroonilise muusikaga seoses vist kuidagi tehtud, on ka Star Warsi see mõõk. Et see on ka jah, just. Aga jah, ja siis, aga see ongi, et ega enne arvuteid sellist asja vist ei olnud väga, et siis ongi, et võt, räägi, kuidas see üldsegi, et arvutid ju tavaliselt, muidu tänapäeval, et kui sa arvutil volüümi ei pane, siis ta lihtsalt sahiseb, eks ju, töötab kõvemini, siis ta isegi sahised on täitsa vait. Ja siis, kui, ma ei tea, rohkem on arvutamist vaja, siis hakkab vaikselt ventilaator tööle. Aga samal ajal on mingisugused helid, mis on inimesed teavad, et need on elektroonilised helid, et mida ei ole olemas, mida sa ilmselt ei saa siis teha mingite füüsiliste, ma ei tea, tavapäraste vahenditega, haamri ja ma ei tea millega. Et aga mis see nagu, et kuidas need arvutid üldse kunagi heli tegid? Et see arvutite heli, mis seal on, et kus need piuksud ja kuidas see nagu, miks, ma ei tea, ma ei oska hästi küsidagi ise, aga see on nagu erinev see ühtedest ja nullidest koosnev mingisugused veidrad kriuksatused ja sa saad nagu teistmoodi teha midagi. Miks see nii on? See on mingi tehniline asi. Sa räägid nüüd arvuti helist või? No ma räägin üleüldse võib-olla siis elektroonilistest helidest, sest et kõik nad on arvutid, on ju, et ka süntesaatorid on tegelikult ju arvutid. Et sa vajutad mingisugust nuppu ja siis kuidagi mingi kõlar hakkab midagi tegema ja siis saad seda muuta, eks ju, aga seal ongi, ma ei tea, mis seal on siis sees, mingid modulaatorid, mis... Modulaatorid on sees, jah, aga tegelikult see jaotuks veel võib-olla siis kahte gruppi, et on digitaalne muusika ja siis on analoog. Analoog on siis selline modulaatoritest koosnev, mis on siis mingid elektri asjad kõik koos, mis kuidagi seal ühte nuppu keerad, et siis tekib mingi sagedus ja teisega ühendad, siis see läheb läbi teise kuidagi ühenduse, siis tekib uus heli ja siis see analoogi nagu siuke tugevus peaks olema see, et ta nagu ikkagi suuresti ka oleneb sellest, et kus sa nagu ütleme, et kõik see õhk ja see ümbritsev keskkond, et see võib nagu niimoodi muuta seda siukest, et ta nagu peaks olema väga autentne, aga ma ei tea, kui palju sa seda kõrvaga nagu tegelikult aru saad, et kui väga vilunud kõrv on, siis võib-olla saad aru, et nüüdise ajal on ikkagi arvutite võimsus ka väga suureks läinud, et selles suhtes digitaalsed virtuaalsed süntesaatorid nii-öelda teevad ka juba ikkagi väga, väga võimsaid helisid. Aga okei, et see ümbritsev keskkond, et see on nagu, kui ma nüüd üritan mõelda, et siis on mingisugune ala, mingi trafo nagu, ma ei tea, siin õues kuskil. Ja siis lihtsalt see trafole antakse elektrit ja siis see hakkab seal kuidagi moodi undama. Aga see ei ole nagu selles mõttes
ta ei ole digitaalne heli, vaid ta on jah, ta ikkagi nagu analoogheli, et elekter lastakse läbi, see tekitab mingisuguse vibratsiooni, ilmselt siis kuidagi mingi teatud pinge all seal ja siis tuleb mingi hääl välja ja siis see ümbritsev keskkond ka nagu selles mõttes määrab midagi, jah, ja see on alati nagu, et kui sa teed seda suvel või talvel, siis ta peaks olema nagu erinev kõvasti, et see on sama tegelikult nagu ka pilliga, et mõnikord pill kõlab hästi ja mõnikord kõlab võib-olla natuke kehvemini, et Eestis et see niiskus ja talvel võib olla kuskil suures auditooriumis hoopis teine nagu, mitte nüüd märgatavalt, aga ütleme, et see on nagu tunda, et siis puupill nii-öelda puu mängib ise ennast, just. Et see on niisugune ohtlik asi selles suhtes, et kui siin nagu pilliga kuskil väga suure pakasega nagu ringi käia, tuled tuppa, võtad kitarri kohe välja, et siis pill läheb õrnalt niimoodi, mis ta nüüd lähebki, väike kaste võib tekkida pilli peale ja see puule tegelikult väga ei meeldi näiteks, et siis kitarr, ütleme, et kitarr on sinu sõber, eks ju, siis võtad sauna kaasa, siis vihtlete kahekesi seal ja siis hüppad jääauku koos kitarriga, et siis seda see on päris hea näide, jah. Ei soovitaks teha. Et see... Siis läheb häälest ära, et endal võib hääl ära minna, aga sõbral läheb hääl veel rohkem ära. Et heal juhul läheb häälest ära, aga halval juhul võib ka ikkagi kuskilt pragunema hakata, et liimid ja asjad võivad nagu niisuguse keemiline koostis võib muutuda. Selle saate top tipp, et ära kitarriga sauna mine. Jääauku ka mitte. Jääauku ka mitte. Aga Sudo Legato, et kus see nimi üldse tuleb või mis see üldse on? Sudo on siis arvutikeeles Super User Do või või ühesõnaga see on niisugune käsk, et millega siis saab teatud asju teha, et kõige suurema õigusega Linuxi süsteemis. Ja legato on siis itaaliakeelne sõna nagu, et noodid, mõnikord nagu nootidel on kirjutatud legato, ta peaks olema siis, et noodid oleksid omavahel seotud. Okay. Siis ma tegelikult hästi... See kõlab päris hästi, sest nagu siuke, on sul mingi logo ka olemas või? Ei ole. Ma ikka tükk aega mõtlesin, et mis see võiks olla, et mis nagu viitaks natukene muusikale, natukene ka siuksele arvutile, et siis ma tegelikult ragistasin väga pikalt pead ja siis mõtlesin, et las olla see Sudo Legato ja... See kõlab hästi, et ma kujutan ette, et kuidas nagu mängib mingisugusel festivalil, mängib Sudo Legato. See on kohe nagu loed, saame näha. Jääb kohe meelde. Aga sa oled mingisugust muud muusikat veel teinud, et see ei ole ainult nagu Sudo Legatona ja kitarri sõrmitsejana ja DJ-na miksides kokku erinevaid teiste lugusid, vaid mis sa veel oled teinud? Ma olen isegi paar lugu teinud, paar nii-öelda remixi. Üks jääb juba pea 10 aasta tagusesse aega, teine natukene mõned aastad vähem, et olen paar vokaali võtnud ja siis selle ümber siis nagu uue loo teinud. Ja siis ma olen ka proovinud ka filmimuusikas nii-öelda kätt, et olen siin ühele dokumentaalfilmile, lühikesele dokumentaalfilmile, mille nimi oli Robert, et rääkis ühest Tartu poisist, kes käis ISISe vastu võitlemas, et Süürias. Ja siis olen ka teinud Estkoi 8 dokumentaalile muusika, et see oli siis dokumentaalfilm, mis rääkis Estkoi 8 missioonist, et kus oli kõige rohkem siis haavata saanud ja hukka saanud sõdureid Eesti poole pealt. Aga kui sa filmimuusikat teed, et see on jällegi mingi omaette protsess kuidagi, et nagu ma selle Reetur ja Mikk Pedajaga seoses rääkisin, et kuidagi see pilt ja asi peavad kuidagi väga hästi kokku minema, aga kas seal on siis see, et sulle antakse vabad käed või sulle antakse ka ette, et see peab nagu mingisuguse meeleolu looma, ma kujutan ette, et see pilt ja heli siis kuidagi koos toimiksid. Kuidas see värk käib? Mitu korda sa neid
filme pidid läbi vaatama enne seda, kui hakkas tekkima mingid, nüüd ma teen, ma ei tea. Ikka mitu korda, ikka väga palju, et see protsess oli tegelikult sellisena, et filmi autoriga Erik Tikan siis arutasime, et mis see võiks olla, kuidas võiks olla, ja siis tema tegelikult tegi esimesed mingid visandid, et nii-öelda stock audiot kasutades, et pani mingid mõtted, et kuidas võiks olla ja siis sellega seoses ma kuulasin ära need ja siis hakkasin enda mõtteid visandama ja sealt niimoodi hakkaski see asi natuke rulluma ja lõpuks sai edasi-tagasi saadetud ja üksteise nagu kommentaare arvesse võetud ja siis lõppfilm nagu valmis tehtud. Aga see üldine tonaalsus ikkagi, et see tuleb siis sest kui film on ilma helindamata, eks ju, siis mingid, ma ei tea, inimesed räägivad seal, need helid on ilmselt olemas, eks ju. Ja siis sa pead hakkama sinna siis mingit ühte kihti nii-öelda peale disainima, eks ju. Jah. Et kas sa tegid sinna, kas oli elektrooniline muusika ainult või sa kasutasid ka mingit kitarri või klaverit või mingisugust analoogpille ka või kuidas see... Ma tegelikult kasutasin ikkagi suuresti digitaalseid asju, aga mingid sümfooniat ikkagi, mingid viiulit, tšellot, mis on siis nagu nii-öelda helipangana, siis võib öelda, et arvutis on mingisugused programmid, et kus sa siis saad simuleerida ja ta kõlab päris realistlikult, aga eks see oleneb ka, kuidas sa seda vormindad, et seal on nagu väiksed detailid, mida tähele panna, mis annavad lõpus nagu suure erinevuse, et see on see a tiny difference can make a big difference, et see on see. Aga ikkagi kuidagi nagu peas peab mingisugune asi nagu jooksma juba, et mingi lugu või olema üldine selline tonaalsus ilmselt. Just ma ütlen, et selles samas nagu Borni identiteedis seal on nagu mingi pinge, põnevus, nagu tempot kruvitakse üles, läheb mingi siis teisest küljest jälle siis selles reeturis nagu kuidagi on siuke, hoitakse pinget mingi siukene et kuidagi ma küsida ei oska, aga ma küsiks sinult siis, et millal sa seda Borni identiteeti nägid viimati või ammu? Tegelikult isegi mitte, võib-olla ma olen mitu korda vaadanud, aga ma arvan, et võib-olla paar aastat tagasi viimati, jah. Mis sul soundtrackist meeles on? Aga mul ei olegi meeles. Mul on meeles, mul ongi meeles, on see üldine nagu tonaalsus on meeles, pinge on meeles. Või isegi selle filmi puhul võib-olla isegi mitte pinge, vaid nagu tempo. Aga ja siis, ongi, et kuna ma seda reeturit just praegu vaatan, see on pooleli, siis seda ma nagu oskan nagu paremini kirjeldada ja kuidagi, aga siiski see minu arust see reeturi asi, see heli on nagu, helindamine on nagu tähelepanuväärne, et soovitan kõigil vaadata nagu sellise pilguga ka, Mikk Pedaja muidugi ka väga andekas tüüp, eks ju, et sina oled ka muidugi andekas tüüp ja sinu suured filmid on veel tulemas väiksed on tehtud saame näha, jah. Ja aga jah, see oleneb, mida kasutada, et on võib-olla siuke sümfoonia näiteks, et kui mingid elemente sellest kasutada, et siis see on annab mingi siukse emotsionaalsuse, klaver annab võib-olla mingisugust sellist teistsugust efekti, kui ma ei eksi, kas viiul ei ole mitte see pill, mis peaks simuleerima inimese häält tegelikult, et need trummid on need, mis annavad kõva sellist pinget ja siin on mingisugused erinevused ja siuksed, jah. Aga mis programme sina kasutad või mis programme, kui palju neid üldse on olemas või just, et tegelikult heli ju saab ju igasuguste asjadega teha, me teeme praegu oma häälega teeme heli ja püüame mikrofoni sisse kinni ja siis paneme sinna masina sisse, siis see salvestab ära. Aga samas me võime ka mingit potte ja panne kokku taguda ja igat viisi teha, aga mis asju sina kasutad? Sest üks asi veel, olles vaadanud mingisuguseid
kuskil näinud mingisugused helistuudioid, eks ju. No, ma ei tea, ma ei ole ise ei ole sellises tõsises helistuudios käinud, aga siis see kraami hulk nagu, mis seal on, et seal on nagu, on selline tunne, et sinna nagu noh, mingid esimesed asjad osteti võib-olla mingi 1960, eks ju, ja siis need nagu kuhjuvad ja kuhjuvad ja kuhjuvad ja siis mingisugune tohutu hulk mingeid erinevaid aparaate ja siis need kõik tegelikult ongi ju selleks, et teha mingit igasuguseid erinevaid spetsiifilisi helisid ja siis võib-olla justkui saaks nagu neid kõiki teha, aga võib-olla arvutiga, aga võib-olla siis ei oska. Et siis oled nagu selle, ma ei tea, nagu sa tegid 60-ndatel mingisuguse kolksu tegid ära mingisuguse masinaga ja siis see on nii spetsiifiline kolks, et siis peadki selle masina alles jätma, et ta teeks sulle uut kolksu näiteks selle. Kui palju sinul on kuhjatud igasuguseid asju üksteise otsa, millega häält teha? Ma üritan seda ikkagi suht minimalistlikuna hoida. Mul tuleb, tahtsin seda vist mainida, et jah, helisid saab igat moodi teha, et filmi muusika puhul veel ju tegelikult saab ka näiteks mingisuguseid ilmaefekte ja värke teha ju ma ei, nagu ka täitsa ise, et ma siin puhud. No kas või puhud, jah, või teed siis white noise'i nagu, et siis see oleks, või ongi see, et võtad suure plekk taldriku ja siis lased liivaterasid peale, et siis võib-olla on nagu siuke vihmasadu näiteks, et siis mis see veel on, et hõbepaberiga teed siukest mingit häält või kuidas see, jah, igasuguseid puhud seda kuidagi, et siis tekib võib-olla siuke natukene kosmiline heli või et jah, ka leidlikkus on suuresti plussiks mõnikord. See on ikka kõvasti, peab katsetama ka ikkagi, et noh, et kui nojah, ikkagi kui heliloominguga tegeleda, siis tulebki kogu aeg tegeleda heliloominguga. Tulebki kolistada ja kraapida ja meloodiaid teha ja mis kõike. Muidu ega nullist niimoodi vist ei saagi teha, et see on kõik üks suur eksperimenteerimine ka. Suur eksperimenteerimine, ma arvan, et kui pidevalt tegeleda, siis läheb lihtsamaks ja ma arvan, et ei tasu nagu liiga keeruliseks ka minna, et tihtipeale, mis minu õppetunnid on varasematest aegadest olnud, et ma olen pidanud mingid asju keeruliseks ja ongi olemas asju, mis on väga keerulised ja super asjad kõik kokku pandud ja kõik analoogina läbi lastud ja värki, aga saab ka lihtsamalt, et päeva lõpuks on ju see, et üks, noh, mõnikord oleneb see, et kui on mingi meloodia, et kas sa mängid seda klaveriga või kitarriga või hoopis siis mingi puhkpilliga, et see nagu annab juba väga suure erinevuse. Ja siis omakorda mängib see rolli, et mis see tonaalsus on, kuidas sa, kuidas erineb see rõhuasetus. See on sama nagu rääkimisel, et kas sa räägid nagu monotoontelt, et siis inimesi see väga ei palju või sa oled väga-väga elav ja igat lauset elad kaasa. Et sellised väiksed detailid jällegi mängivad väga palju rolli. Ja selle rääkimisega on ka, et kui ma olen siin Veiko garaažis hakanud juttu rääkima ja siis pärast ise pean seda oma juttu ka kuulama, mis on vahepeal kuidagi piinlik. Ja siis pead lõikama seda, siis saan kuidagi aru igasugustest vigadest, mida ma ise teen ja siis ma üritan vahepeal aegapikku neid nagu välja ka endast saada. Aga siis pöörad sellele heli tegemisele ja häälele, intonatsioonile rohkem tähelepanu, siis mul on hakanud kuidagi kuulma, kuidas ajakirjanikud räägivad näiteks mõned. Sest neid me kuulame kõige rohkem, eks ju. Ja siis mul on nagu mulje jäänud, et ma ei tea, kas seda õpetatakse, kas see peabki niimoodi olema, aga osad inimesed suruvad oma rääkimise kiirust alla ja tundub, et nimelt, et seda justkui ongi vaja teha. Samas ma ei tunne neid inimesi, ega ma ei tea, aga kuidagi tundub, et nad räägivad sellise ebaloomulikult aeglase tempoga kohati, aga võib-olla seda peab tegema sellepärast, et auditoorium saaks sellest aru
ja kuulaks ja oleks nagu igasugused inimesed saaksid kõik aru, et oleks lihtsam vastu võtta seda, ma ei tea. Ja siis mõned teised jällegi, ma ei hakka nimesid nimetama, aga on üks inimene, kes teeb jutusaateid ja igasuguseid asju, aga siis ma olen tema puhul tähele pannud, mis mind häirib, on see, et ta räägib sellise, ta oskab teha sellist võltsveendumust, ta kuidagi räägib intonatsiooniga ja siis, kui sa hakkad kuulama, mida ta räägib, siis tihtipeale on see, et seal jutus nagu eriti sisu ei olegi, aga on selline mingi intonatsioon, et ta nagu selle intonatsiooniga üritab sulle läbi raadioeetri nagu midagi pähe suruda, eks ju, ja siis mõtled, et aga mida ta siis nagu sisuliselt ütles, siis tihtipeale jääb kuidagi nagu tühjaks. Aga see on hästi oluline jah, et kuidas see hääl nagu kõlab. See mängib väga suurt rolli jah, et ma olen ise ka kunagi näinud mingisuguseid esinemisi, kus on nagu esinemine on lihtsalt nagu nii äge, üliäge ja siis ma hiljem mõtlen, ega ma midagi targemaks ei saanud. Ja on vastupidiseid asju, et võib-olla räägitakse, et ma ütlengi, et võib-olla räägitakse huvitavast asjast, aga ei jäänud midagi. Ja juba asjalik jutt on, aga lihtsalt ei jõua sinuni, et see mingi emotsioon kuidagi on puuduselt seest. Aga siis häälega seoses veel, et on mingisugused, no mul kohe ei tule meelde, aga mingid metal-bändid, eks ju. Ja siis on seal niisugune karm taustan on ju niisugune kõva helisurve ja kidrad ja kõik värk on ju. Ja siis solist teeb suu lahti, siis tuleb mingi niisugune peenike hääl tuleb välja. Ja siis sa tuled, et mõtled nagu, palun vahetage lauljat. Ja siis teisest küljest jällegi on, kes on hästi, on siis, mis ta nimi on, see Rammsteini mees on ju, kes oma hääle mingisuguse, ta teeb ka seda mingisugust saksa keeles, eks ju, mis annab selle veel omaette mingi sellise asja juurde. Ja siis on Metallicast see, Papa Het, James Hetfield, eks ju. Temal on minu arust, tal on nagu kõige ägedam hääl, millega nagu laulda mingit sellist muusikat, mida tema teeb. Ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks nad on Metallica. Aga see lihtsalt, et seal on mingisugune kõla ja nii edasi, niisugune asi. Aga see on ja hästi huvitav. See on huvitav jah, unikaalsus on see, et minul tuleb, kui rääkida unikaalsetest häältest, siis tegelikult tuleb see Scorpionsi solist meelde, kellel on väga ütleme, et kui ma õigesti mäletan, natuke roostes kõrge hääl, aga see iseenesest on väga äge, et see on jällegi võib-olla eripära selles osas, et ta paistabki välja, et tuleb teine konkureerima, et siis on nagu raske läbi lüüa. Et kui ma nüüd mõtlen, mul ei tulegi, et läbi aegade tegelikult on olnud igasuguseid selliseid raskema muusika selliseid asju, et jällegi on mingi kuulajaskond, kellele see väga meeldib. Et ütle mulle, mis muusikat sa kuulad ja ma ütlen, kes sa oled. Ja ma isegi ütle parem. Aga jah, et huvitav on see, et kui nüüd minna jälle arvutite maailma juurde tagasi ja sellest, et kuidas teha digitaalset heli, võiks ju arvata seda, et see on mingi vana filosoofiline selline koolkond, olid positiivistid, kes arvasid põhimõtteliselt, et maailmas saab kõik asjad ära kirjeldada. Ja siis mõtlen, et kui palju on meie ümber igasuguseid helisid ja kuidas inimeste hääletämbrid ja inimeste rääkimise viisid ja veel erinevates keeltes ja kuidas see mõjub ja kui palju on neid variatsioone siis inglise keeles, blows my mind. Ja kuidas osadel inimestel tuleb see hääl kuidagi eriti hästi välja ja siis teistel ei tule üldse välja. Jah, see hääl osadel on ja osad ikkagi treenivad seda ja see on samamoodi, et mõnel ikkagi tuleb see hääle ulatus mängib ka siin rolli. Et kellel on kõrgem hääl ja kellel on madalam hääl ja kes laulab bassi ja kes on sopran ja tenor. Aga helidega mulle kohati tundub, et see on nagu moega on ka või
või kuidagi muusikaga, et mingisugused lood, mis olid kunagi populaarsed, siis nad käiatakse kuidagi ära, siis käivad jälle maha, siis tulevad uued lood peale. Ja mis ma olen tähele pannud, et vahepeal see mingisugune, räägiti, et mingi mõmina, mingi räpp ja mingid mõmina asjad olid nagu, ja just see mõmina asjad said alguse kuskilt USA-st, kus mingid, ma ei tea, pigem vist mustad lauljad, et nad ei, ma ei tea, kas see oli nagu mingi produtsentide asi või et mind hakkas hirmsasti häirima, et käis mingisugune mõmisemine ja samal ajal taustal oli niisugune nagu mingi venimine ja kuidagi rütm kadus ära ja see muusika muutus selliseks mingisuguseks imelikuks showstiks minu jaoks. Ja siis nüüd ma olen vahepeal jälle kuulnud, et hakkavad tagasi tulema mingisugune, tuleb selline nagu, mis ei öelda, kas on 80-ndate, 90-ndate mingisugune selgus, et seal on, aga ma ei oska seda väga hästi kirjeldada. Ja võib-olla mis sa sellest arvad, et kas on mingid moevoolud või kuidas see muusika käib niimoodi? Mul on raske ennustada, mis on, aga mis tuleb, aga eks nagu see muusika nagu ringleb küll, et väga palju selliseid lugusid on, mis mingi teatud aegade jooksul nagu uuesti tulevad esile, et tuleb siis mingi Kaigo või kellegi remix või mingist vanast loost, et see on nüüd siis ka oleneb situatsioonist, mõni artist nagu ongi leidnud mingi niši või mingi asja teinud ägeda asja ja samas on ka see, et muusikaleibelid ju tegelikult vaatavad, et kuidas saaks midagi müüa, et kuidas mingit vana artisti näiteks uuesti nagu ellu äratada, et siis vaadatakse ka uuemate trendide poole ja siis palutakse või nagu näiteks remixida ja jah, et selles suhtes väga palju on selliseid lugusid, mida on remixitud, siis minu jaoks need jaotuvad kahte, on mingisugused, mis on nagu siis, ongi nagu võetud see tänapäeva trend ja tõstetud põhimõtteliselt vokaal ümber ja siis pakendatud ära ja see põhimõtteliselt lendab peale ja inimestele sobib, aga siis on ka need, mis on nagu kuidagi nagu väga, väga hästi nagu remixitud, et on midagi uut ka tekkinud, et see nagu et saad aru, et nagu endale vähemalt tundub väga siukse autentsena ja midagi mingi uue soundina. Ja, et sellega seos mul tuli meelde see Superstaari saade, eks ju. Ja siis seal üks asi, mida nad siis ütlevad alati, et kas keegi tegi sellest loost oma loo või ei teinud oma lugu. Ja siis vahepeal siis ikkagi osad kuidagi suudavad anda mingisuguse uue hingamise sellisele vanale loole. Ja siis teine asi, mis on nende nii-öelda samplite kasutamine või ma ei tea, kas samplite või kuidas on õige terminoloogiliselt öelda, et ma olen avastanud seoses nüüd interneti levikuga, eks ju, et on mingid inimesed, kes otsivad välja siis vanu lugusid, mille pealt on võetud mingid samplid, mis on hiljem minu jaoks vähemalt nagu hoopis teiste lugude kaudu tuntuks saanud. Et on mingisugused, ma ei tea, 60-ndate, 70-ndate lugudest on võetud mingi jupp ja siis minust ongi Eminem on kasutanud ja igasugused, mingid räppartistid, aga mitte ainult räppartistid, kes on võtnud nagu üldse hoopis teist tüüpi muusikast mingisugused sellised jupid ja siis ehitanud nagu selle peale nagu hoopis teised lood. Ja see hiljuti ma avastasin, et üks väga tuntud lugu ja nimi ei tule meelde, eks ju, ja siis Spotify raadio kuidagi analüüsis vist, ma võtsin mingisuguse loo, ütlesin, et tee nagu selle järgi mulle playlist. Ja siis ta pani sinna sisse mingisuguse loo, kus ma mõtlesin, see sama tore lugu, mis ma tahan just, hakkas mängima, ja siis seal peaks mingisugune vokaal tulema, mingi inimene peaks laulma hakkama, ja siis lugu muutub hoopis teistsuguseks. Ja siis vaatasin, mis asi see üldse on. Et siis tuleb välja, et mingi Ungari 70-ndate lugu, kust siis on võetud see sample ja sellest on tehtud, mingi teine, mingi lääne artist on teinud nüüd mingisuguse house'i loo umbes.
ma olin ükskord külas ja siis siin hiljuaegu ja siis mängis üks lugu ja siis ma küsisin, et kas see lugu, et kas see on mingi Coldplay'st tehtud remix, see Coldplay The Talk oli see lugu, mida ma silmas pidasin, et see on ära remixitud. Ja siis küsisin, mis asi see on, ja siis see on Kraftwerk. Aha. Ja siis ma avastasin, et mina seda varasemalt ei teadnud ja Daft Punki puhul on ka tegelikult, ennist mainisid, on see, et tal on ka väga palju samplerdamist teinud, et väga palju neid asju nagu omavahel kokku tõstnud, et jah, kuskil sotsiaalmeediakontodel on, Instagramides on mingisugused leheküljed, mis näitavad seda, kuidas on mingi lugu kokku tehtud ja siis on ka selline lehekülg nagu whosampled.com, kus võib näha mingite lugude kohta siis nagu seda, et kus ta on kasutatud või kui palju on remixitud. Et sellist suhtes, sellist taaskasutust on väga palju, et mul kunagi üks sõber ütles hästi, et head artistid kopeerivad, suurepärased artistid varastavad. Ja. Ja siis see oleneb ka jällegi, et kuidas on nagu mingite autoriõigustega, et mõnikord on see, et laul läheb lendu ja siis tuleb ka mingi nõue või mängitakse see asi kuidagi teistmoodi välja. Sõltub ka sellest, et kui kõvad advokaadid sul on ilmselt. Võib-olla advokaadid, aga võib-olla ka managemendi poolt, et kuidas see asi on, võib-olla on ikkagi tehtud nagu asi selles suhtes legaalselt korda ja see oleneb sellest, et kuidas on ka see kasutus, et on osad lood ikkagi selles suhtes, et nimi on sama, mis originaallugu, osad lood on see, et on isegi peada olema remix ja osad lood on sellised, et on loo nimest ei mainita autorit ja ei ole ka tiitel on nagu täiesti muudetud, et see kunagi ammu ühe loo otsa nagu sattusin, et tuli samal ajal tuli välja kaks lugu ja mõlemad olid sama vokaaliga ja ühel oli täiesti erinev nagu nimetus, teine pidi olema remix ja siis vaatasingi selgitust, et see oleneb sellest, et kuidas nagu kasutusluba on nii-öelda saadud ja siis olen ka kokku puutunud sellega, et on laulude puhul on see, et sa võid kasutada siis vokaali, aga küsimus on see, et kas sa võid kasutada originaalvokaali. Ja kui ma ei eksi, siis oli ka mingi lehekülg või koht või agentuur, mis siis pakkus võimalust, et ta teeb vokaali siis väga sarnase originaalile. Aga et siis kui kohtusse minnakse, siis võidab? No ma ei tea, ma selle kohtuvärgist olen kaugel selles suhtes. Aga on olnud selliseid hetki küll jah, et see on siuke tume maa minu jaoks, et pole nii kuulus, et oli Martin Garrix vist, temal oli see teema, et ta vist läks kohtusse mingi plaadifirma vastu, et saada autoriõigused tagasi enda lugudele. Nii. Siis on, ja ta sai. Sai, okei. Ja siis on ka selles suhtes mingisuguseid artiste olnud, kes on siis enda kogu muusika autoriõigused maha müünud, et suure summa eest. Et see on siis Michael Jacksoni omad vist müüdi maha, mingid pärijad müüsid maha äkki. Või just mäletan. No jah, neid on ilmselt, siis oli ju, kas Elvis Presley omad olid ka äkki, keegi ostis ära. Ma ei tea, aga samal ajal need suured nagu need labelid ostavadki ju ka mingisuguseid. Aga seal on muidugi aru saada, et Michael Jackson või mingid sellised tegelased, et see ongi siuke selline asi, mis ilmselt, ma ei tea, et 200 aasta pärast kuulatakse ka veel. Et arvatavasti nagu käib edasi. Jah, ma ei ole nii hästi kursis nendega, et ma olen mingite asjadega on vist see, et on mingi ajani on vist see nii-öelda autoriõiguse kaitse ja mingi hetk võid hakata kasutama vist, et see oleneb. Aga et mingit Beethovenit ja Bachi võid nagu samplida ja siis keegi Beethoveni ja Bachi järeltulijad ei tule nagu õiendama sinuga. See on hea küsimus selles suhtes. Ma arvan, et minu soovitus oleks see,
et kõigepealt ikkagi kasuta ja tee ja mölla, näe vaeva ja nagu, et ära detailidele nagu liiga palju keskendu, et lihtsalt naudi seda protsessi ja tee neid asju, et nagu sükast muretseda selle pärast, et mis nüüd saab, et pigem las see jääda siis hilisemaks probleemiks, kui see, et sa hakkad varuma siin suurt muusikakogu endale või muusikavarustust, millega muusikat teha, et oleks võimalikult hea, et siis keskendud nagu sellele valele asjale, et pigem tee ja eksi ja eksimusi ikka tuleb, aga et tegelikult ei ole vaja palju, et on vaja lihtsalt häid ideid ja teostust. Ühesõnaga, kui jalgrattaga tahad sõita, et jalgratta ei pea ostma 20 000 euro eest jalgratast, siis kõike lükrad selga endale ja mis kõike, ja alles siis saab sõitma minna. Et võib ka lihtsalt võtta mingi ratta kuurist seina äärest ja minna sõitma. Jah, sest siis vaadata, mis välja tuleb ja kuhu jõuad. Mis välja tuleb ja kuhu jõuad ja arvatavasti ikkagi ju esimesed korrad kukud, et parem on kukkuda alguses nagu rattaga, kui siis hirmkalli rattaga. Jah, aga sa ütlesid muusikalabelid, et kui palju sa selle maailmaga üldse kursis oled, et on ju olemas mingid ma ei tea üldse sellest eriti midagi, aga siis mingisugusel hetkel, mul tulevad meelde siin mingid Defected Records on ju ja mingid sellised tuntuvad plaadi labelid, et ja need on sellised pikad ärid ju, eks ju, et nad on, ja kas nemad siis ostavad endale kuidagi, kuulavad näiteks, ma ei tea, Sudo Legatot on ju, ja siis võtavad sinuga ühendust, et me tahaksime et sa tuleksid meie alla või kuidas see muusika labelite äri üldse käib ja siis nad annavad välja mingid plaat on ju. Ja siis maksavad sulle, et nagu ütlesin, et istu 2 aastat on ju ja tee mingit plaati ja siis tuled plaadiga välja ja siis vaata, mis saab. Ma pole sellega nii kaugele jõudnud, et ma olengi praegust lihtsalt enda asja teinud, võib-olla kunagi sellest kasvab midagi välja ja see oleneb ka jällegi, kuhu sa seda nagu turundad, et ja samas on see, et tänapäeval on see natuke nagu võib-olla muutunud, et muusikat saab nüüd igaüks teha ja tegelikult vaadates neid artiste, siis on ikka, ma ütleks, et muusikaprodutsent, et ei ole enam nagu, ei pruugi olla alati muusikaprodutsent, ta on ka siis põhimõtteliselt podcasti tegija, videote tegija, sotsiaalturundaja, et vaatad neid videosid, kuidas keegi mingisugust klippi teeb sellest, kuidas ta teeb muusikat, siis vaatad seda kaameratööd, vaatad seda heli või nagu seda monteerimist veel kokku, siis ma mõtlen nagu, et et see tegelikult oleks siin mingid aastakümned tagasi olnud eraldi nagu eriala, millega sa oleks saanud nagu väga hästi hakkama. Et see on üks asi, et need trendid nagu muutuvad, aga üldiselt ikkagi jah, labelid otsivad inimesi, et aga nüüd aga siis võib ka olla see, et jah, et sa saad mingisugused suunised, mida edasi teha ja siis on võib-olla ka mingisugused piirangud aga samas on ka võib-olla mingisugune muretus, et ongi, et kui midagi teed, et siis on meeskond, kes sinu eest siis mingil paberitöö ära teeb, et sul ei ole teki hilisemalt probleeme, et teedki mingi suurepärase originaalse loo ja hiljem vaatad, et keegi kuskil kopeerib ja siis ongi võib-olla küsimus selles, et olid sa selle ära registreerinud nii-öelda, et olid sa nagu patendi peale pannud või mitte, et võib-olla jah, et kas tahad kohtuteed minna või mitte. Ja. Et tuleb Madonna, võtab su loo ära, näiteks hakkab ise tegema. Jah, et on selliseid asju, on ikka ette tulnud. Et seoses Madonnaga ma just mõtlen, et tema on enda selle ajaloo jooksul minu arvates üsna palju nagu muutnud, et ta ei ole nagu, et ta on ikkagi artist, mille taga on suur produktsioon ja siis, mis üritab siis ilmselt pihta saada mingisugustele ma ei tea, parasjagu moevooludele või midagi sellist. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on nagu see esimesed Material Girl ja mis need igasugused, ma ei tea, need on minu arust nagu kõige paremad lood, mis tal olid. Siis vahepeal hakati sinna sellist mingit elektroonilist värki sisse panema. Mul ei tule praegu meelde albumi nimed, aga lihtsalt ma tahan seda öelda, et mulle tundub, et tema puhul näiteks, et ta on selline inimene, kes
et ta ei ole nagu mingisuguse ühe liini ajaja, ma kujutan ette, et näiteks Metsatöll ei saa hakata tegema mingil hetkel nagu mingit hoopis teist muusikat, et panevad, ma ei tea, ajavad habemed maha ja tõmbavad ka mingi lükra selga ja siis hakkavad tegema mingit regatti, eks ju, et see ei ole tõsiselt võetav, aga kuidagi Madonna, nii suuri muutusi ei ole toimunud, eks ju, aga kuidagi, et keegi on nagu seda kureerinud ikkagi. Eks see on Madonnaga tegelikult 2006. aastal või 2005-2006, siis ta tegi, ma mäletan, hiti oli see Hang Up oli ja selle looga oligi see värk, et ta ostis, kas ta ostis või ma mäletan mingi tehing oli, et ta sai kasutada seda ABBA mingit meloodiat. Et ABBA muidu väga ei tahtnud nagu anda, aga vist said mingisuguse kompromissi või mingi loa, jah. Et kui neid artiste vaadata, siis eks nende mingi hetk, kui sa oled nagu nooruseas, siis on mingi artist, kes sulle meeldib. Hilisemas elus sa võib-olla seda nii palju ei kuula, aga see artist teeb ikka muusikat edasi. Et tegelikult nagu siin 20-30 aastat mingit muusikat teha, et see on see ansamblite puhul, et see on ikkagi võib ka tüdimus tulla, et siis võib-olla kuhugi poole liikuda ja elektrooniliste muusikaartistide puhul ma olen ikkagi näinud ka, et siin 10 aasta jooksul, et on ikkagi vahepeal mõne artisti puhul vaatad, et see kuidagi hoopis teine stiil nagu, et väga palju nagu on muutunud. Ma lihtsalt vaatangi praegu seda Madonna stuudioalbumite listi, kokku on siin, mis on see, 14 albumit on, nagu stuudioalbumit ja siis on veel mingid compilation, live albums, remix, bla bla bla. Ja siis, nagu sa praegu ütlesid, et siis ongi, et ega minu jaoks, ma mäletan nagu viimane Hard Candy oli vist 2008, vaatan siin on ju, et see oli nagu viimane album, mida ma justku nagu mäletan, et see oli olemas, aga siis on veel 2012 on tulnud mingi MDNA, pole kuulnudki, 2015 Rebel Heart ja 2019 Madam X. Ma tean, et seda Madam X-i, kuna ma jälgin teda Instagramis, et siis seda Madam X-i mingisugust värki ma tean, aga mis muusika seal on, pole õrna aimugi. Aga see oli vist Ray of Light oli see, kus tuli see hästi nagu palju sellist elektroonilist värki tuli sisse 1998. Aga ikkagi minu arust on jah, et Like a Virgin ja Like a Prayer on need mingid need Madonna lood, Jah. et kuidagi huvitav, jah. Aga no, eks see nii ongi vist, et kui sa tahad olla artist ja pikalt olla laval, siis kuidagi peadki seal kabetama natukene, kui see just oli Metallica. Nemad loovad ka uusi lugusid, aga see on, võib-olla see on lihtsalt nagu selline äratuntavam ja stiil äkki või nagu ühe niši stiil rohkem. Mina mäletan seda Metallical oli lood Unforgiven 1, Unforgiven 2, väga ägedad lood ja see kitarri algus emkummas on nagu üliäge. Aga siis tuli see 3. Unforgiven ja see hakkas klaveriga ja siis ma ehmusin ära. Panid kinni kiiresti, panid raadio kinni. Et jah, et on ka neid tegelikult, et kes siis tegelikult artisti nime muudavad. Aga on ka neid, kellel on siis suur jälgijaskond ja tabavad trendi ja me ei räägi ju ainult artistist kui ainuisikust, et me räägime ikkagi tegelikult on väga palju muusikaid on nagu üksteisele kirjutatud ja on ka neid lugusid, mida ongi saadaval ja keegi võtab siis kasutusse endale, ütleme nii, et pakutakse, et siin oli ju Kerli Kõiv, kes kirjutas loo Skyscraper ja mida laulis siis Demi Lovato. Jaa. Ja siis läks lendu see lugu, aga tema puhul vist, kas ta ise üritas ka seda laulda? Kerli Kõiv, ma ei mäleta täpselt. Mina ei mäleta, minu arust mitte. Okei, siis ma ajasin sassi midagi. Aga see olenebki sellest, et kui suur artist sa oled ja mis see rahastus on. Et alguses see, ma ise ei jaga seda teemat väga hästi, aga see eeldab ka nagu rahastust, et sa ikkagi promod seda lugu.
et promod head asja, siis inimestele hakkab meeldima ja aga võib ka olla see, et läheb, et ei paku nagu pinget. No siis ongi jah, et kui oled Brad Pitt, on ju, siis inimesed tulevad kinno vaatama, et see on see, mis selle filmi nimi oli? Ma ei mäleta, see on see uus Brad Pitti film. Et see on nagu artistidega natuke samamoodi, et kui nimi on juba tehtud, siis inimesed tulevad kuulama või tulevad kontserdile. Ja samal ajal, kui Madonna käis siin Tallinnas, siis mina käisin seal ja minu arust, ma ei tea, kas tal oli mingi hääl oli ära või tuju oli halb või ma olin selles kontserdi paigas mingisuguses vales kohas, et minuni see niimoodi ei jõudnud. Aga igatahes mulle tundus, et ta käis siin, tegi mingi suure haltuura ja siis läks minema. Aga noh, see on nagu minu isiklik arvamus, et võib-olla on ka lihtsalt alati ei tule välja. Aga kõik ostavad ikka pileti ja lähevad mingi 40 000 inimest või ma ei tea kui palju. Ma arvan, et 20. väga suurte artistide puhul on see show ju väga äge. Näiteks Rammstein, kes on siis kõik ju paberitega pürotehnikud. Ongi, seda ma ei teadnud. Peaks olema, et nad seal ikka pauku ja möll on ikka väga palju selles kohati suhtes. Muidugi tekib küsimus, kas nad on ka kõik paberitega hullud. Jah, et see show on nagu metsik. Siis mul artistidest veel rääkides, et üks äge süke nali on see, et kui sa vaatad Nirvana trummarit ja Foo Fightersi solisti, et siis nad on väga sarnased. Aga tegelikult see point on see, et siis on üks ja sama inimene. Dave Grohl, et ta oli Nirvanas trummar ja nüüd on seda Foo Fightersit teinud, et see on, mis on ka nagu väga suur selles suhtes bänd ja väga äge. Et näed, vaatan Dave Grohlile otsa praegu. Aga hea küll, siin on päris mitmeid trummarid olnud Nirvanal, aga Nirvana sai läbi. Siis kui peamees sai läbi vist. Aga ma arvan, et ikkagi on selles suhtes, ta muusika elab edasi. Ja absoluutselt, ja väga võimsalt. Väga võimsalt, jah. Oled äkki isegi mänginud teinekord Nirvanat Come As You Are ja siis inimesed tulevad kõik tantsupõrandale, kuigi võib-olla on diskopepud, aga kõik tunnevad ära kohe, et ei, niimoodi ei ole mängida. Ma mõtlen, gitarri peal on ikka Come As You Are ja mis see Smells Like Teen Spirit, et see on esimene riff, mis sa pead ikkagi ära õppima. Smoke on the Water ja mis seal veel on, Nothing Else Matters ja mõtlen, kas on veel midagi. Rohkem mul hetkel pähe ei tule, mis need gitarri tuntumad asjad olid kunagi, kui sai keegi gitarri võttis, mis ta õppima hakkas. Jaa, aga gitarriga mängid veel, võtad kätte või ainult teed elektroonilist muusikat, digitaalset, mitte analoogset. Ülihea on praegust öelda, et ma täna võtsin gitarri kätte. Aega nagu tihti napib, et tahaks tegelikult gitarri rohkem kätte võtta. On isegi tehtud niimoodi, et on ta elutuppa tõstetud, et oleks kogu aeg pilk peal, aga pole kasu olnud. Kusjuures selle triki meile lapse gitarriõpetaja ütles ka seda, et gitarri peab hoidma kogu aeg nähtaval, et siis nagu käiakse mööda, siis vahepeal tekib see tunne, et siis võtad kätte ja siis teed taga midagi. Et hoia seal. Aga sa ise gitarri, kas sa oled nagu lindistanud ka nagu enda muusikana või kuidagi või ei ole? Või kuskile sahtlisse võib-olla? Sahtlis on olemas, jah. On olemas, aga ei ole ka nagu veel välja mõelnud, et mis sellest saab. Et sahtlis on mingisugused asjad ikka, jah. Et jah. Aga selle avaldamisega seoses, et kuidas on, et millal tekib see veendumus, et tõsta asi sahtlist välja ja panna siis näiteks Spotify'sse või kuhugi, et kas seal peab olema mingisugune piisav tagasiside keeleltki või sa oled ise lihtsalt on mingi enesetunne, et sa oled, ma ei tea, nüüd tegid valmis ja võt, see ongi hea asi, see läheb kohe või siis kuidas sellega on? Tagasiside on üks asi, eks ma olen seda nagu
arvesse võtnud ja siis teine asi on see, et kui ikkagi kuulad lugu ja siis saad aru, et nagu endale meeldib, et siis see on nagu tegelikult üliäge. Et on selline võib-olla minimalistik, võib-olla lihtne, võib-olla teistsugune, aga et ta meeldib, et see on nagu oluline. Nii, kui keegi tahab nüüd hakata nooreks DJ-ks, et mis ta siis peaks esimesena tegema, kas ta peaks ostma endale plaadimängija või arvuti või mis ta üldse mis ta peaks tegema, kuidas ta saab näiteks mingisse klubisse minna, kas ta peab ennast kuidagi ette näitama, ütlema, et koputama erinevate klubide uste taga, öelda, et tere, ma siin ka mängin plaate, et võtke mind, ma tulen mängin, kuidas see käib, või siis lihtsalt, et nagu sinul, et kõigepealt lähed baari tööle, siis on seal need asjad seal peovälisel ajal ja siis lähed seal näpid neid natuke ja siis manager astub uksest sisse, vaatab, et oi, mis meil oli siin, kas meil on DJ juba kohal või? Sina või? Kuidas see käib? Ma mäletan, kui ma esimesed korrad harjutasin, siis ma kolleegid, kes kõndisid siis pärast tööd, siis raputasid pead. Mul ei läinud see beat üldse kokku. Aga hiljem sain asjad paremaks. Ma arvan, et hoida pilku peal, mis nagu toimub, et on siin olemas erinevad DJ-koolid. Mina ise, ma pole nendega väga hästi kursis. Mina ise alustasin tegelikult üldse mingi virtual DJ programmiga kunagi. Proovisin sellega ja ma arvan, et mul läks mingi aasta või paar, kui ma hiljem üldse nagu füüsiliselt selle taha sain. Et nüüd on kõik need asjad lihtsamad aga mingid põhielemendid ja mingid asjad, mida ma katsetasin ja sain juba sealt sükse isu, et asi meeldib ja proovida ja siis. Aga virtual DJ programm, et kui palju sa üldse kasutad erinevaid programme muusika tegemiseks? Ja neid, ma kujutan ette, et neid on väga palju maailmas olemas, on ju? Või on siis mingisugused, või just neid ei ole väga palju, et on umbes nagu, ma ei tea, graafilise disaini maailmas on, praegu on neid rohkem, eks ju, aga lihtsalt ikka on lõpuks on Adobe ja siis kellelgi on mingi muu võib-olla, aga et lõpuks ikkagi on mingid mingit põhiprogrammi või kuidas see, mis selles maailmas toimub. Või pole vahet, et millega teha? Ma arvan, et alguses pole vahet, et tuleb lihtsalt teha, et on siin näiteks mingi GarageBand. GarageBand on Apple'i peal päris äge tegelikult, et seal saab juba täitsa ägedaid asju kokku teha. Ka Veiko Garage kasutab GarageBandi, aga GarageBand kahjuks selle reklaami eest ei maksa midagi. Ja siis on, muidu on, mida mina tean, on Cubase, Ableton, FL Studio, siis on vist niuke Pro Tools on ja seda ma tean ka. Jah, et see peaks olema siis nii-öelda siuke muusikatööstuse standard. Aga tegelikult vali see välja, mis sulle meeldib ja igal ühel on omad mingid väiksed vead võib-olla või mingid asjad, millega vajab harjumist. Et seda perfektset leida, et siis tulebki ikkagi käed mustaks teha ja proovida. Et ja ei ole ka hullu, kui mõlemaga oskab midagi teha, et võib-olla mõnes asjas ongi, ühes programmis on mingit asja parem teha kui teises, et Abletonis on võib-olla parem lindistada ja ka trumme ja klaveri mingid asju kirjutada on FL Studios näiteks parem. Et see ei tasu nagu, mina ütleks, et ei tasu nii palju peab vaevata, et parem proovi nagu neid mõtteid ja ideid hästi kirja panna, et nendega nagu teha ja mingid põhitööd selgeks saada, et kõiki helisid kokku ei saa selles suhtes panna, et anna bassile bassi, aga võtta ära kõrged hääled ja klaverilt võtta võib-olla mingisuguseid helisid ka ära, et kõik koos kõlaks hästi, et mingid sellised väiksed asjad ja anna mingitele asjadele, anna ruumilisust ja nii tulebki. No võt, aga võib-olla ma võtsin siit ühe sellise lause kinni, et sellega võib-olla on isegi hea garaažisaade lõpetada. Hakkasin mõtlema, et sa ütlesid, et tuleb võtta käed õliseks teha. Mustaks vist. Käed mustaks, jah. Mina mõtlesin kohe, et garaaži, et see on samamoodi, et võtad mutrivõtmed kätte ja teed ikkagi käed siis õliseks või mustaks ja siis saad
teada, siis saad selle veendumus tekibki, et keerad mutri lahti ja siis saad teada, kui kõvasti see mutter kinni oli, muidu ei saa ka teada. Ma olen autodest natuke võrras, kas tänapäeval ei ole see, et ühendad nagu selle kaabli ikkagi arvuti peajuga ja siis on kõik maagia tehtud. Kahjuks on küll nii, jah, aga siis võib vahepeal on see muidugi, et kõik seal musta kasti sees kõik läheb halvaks ja siis tuleb terve auto ära visata, kuigi pealt näha näeb täitsa okei välja veel ja saab istuda sees ja makkiga kuulata, aga noh, kuule, aga väga tore, et sa tulid ja rääkisid sellisel teemal ja kuulake teisi episoode ka, mis on olnud. Like and subscribe, nagu öeldakse, sest et meil tuleb veel huvitavaid saateid. Aga nii, Rainer Tugevus, Sudole Kato ja võib-olla ka üks tulevasi Eesti parimaid filmimuusika tegijaid oli meie saates täna. Aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast veel kord. Let's get started. Wait a minute.